tegemist on Gooti renessanskirikuga. Tegemist on Gooti renessans. Tegemist on Gooti renessans. Jah, ma ei tea, ma mähin täiega, mul on hommik. Ma ei... Lähme Praaniga Serbiasse. Sõit võtab 40 minti aega, mingi väike alus on. Mõtlesime, et autoga üle ei tule, me tulime lihtsalt jala peale. Ja siis näed, peaks varsti sõitma hakkama ja mingi tunni pärast oleme kindlasti juba Serbias. Hei, see siin, mida praegu Marika näitab teile, see on üks saartest, mis kuulub Rumeeniale. Üks kahest suuremast saarest, mis siis mõlemad on siin Donau jões. Ja kui saarest mööda saame, siis me oleme põhimõtteliselt lähmegi üle Serbia piiri kohe. Hello, kus me oleme? Timisoara linn. 400 000 inimest elab siin, ehk siis põhimõtteliselt Tallinna suurune. Rumeenia suuruselt 3. Ja tark internet ütleb vähemalt inimeste arvustuse põhjal, et see pidavat olema kõige ilusam linn Rumeenias. Ma sellest veel aru ei ole saanud, aga no eks me vaatame. Eile pidasid meid kinni politseinikud. Kerisin akna alla ja siis ütlesin neile, et hello. Ja siis nad vaatasid teineteisele otsa. Midagi seletasid ja siis said aru, et kumbki ei räägi inglise keelt. Ja ütlesid meile, et you're clean, you can go. Ehk siis mingit jama ei tulnud veel. Hei, üks suuri vaatamisväärsusi Timisoaras on see ortodoksi kirik, katedraal. Miks ta nii suur vaatamisväärsus on? Sellepärast, et see ehitati 1946. Seal on 11 torni on sellel katedraalil ja sinna sisse mahub 5000 inimest. Nii et meil Eestis ei ole isegi väga palju selliseid halle, kuhu mahuks nii palju inimesi. Nii, me sõidame Timisoarast ära. Kuidas muljed olid linnast? McDonald's. Ma arvan, et meie jaoks mingi 3 päeva on täitsa okei siin veeta. Näed kõik need vaatamisväärsused ära, mis siin on. Ega tegelikult neid väga ei olnudki. Lihtsalt vana linn. Põhimõtteliselt nagu Tallinn, aga mitte nii ilus, ma arvan. Natuke tegevusi. Saime squashi mängida. See oli väga tore. Ühes kaubanduskeskuses siin oli ka toidutänav, mis on päris äge, saad erinevaid kohti valida, kus sa tahad süüa ja siis seal keskel on see istumisala.
me jõudsime Tentsuse kiriku juurde, mis on Rumeenia kõige vanem õigeusu kirik. Lähme. Miks sa süsised mu peale? Rumeenia on tuntud ilusate losside poolest ja täna me otsustasime külastada ühte Corvini lossi. See kuulub Rumeenia 7 nii-öelda ime hulka. Tegemist on gooti renessans lossiga. See kuulub Euroopa suurimate losside hulka. Väljast on ausalt öeldes ägedam kui seest. Lihtsalt suured ruumid ja väga palju ei olnud vaadata ka minu arust. Aga noh, linnukese sai kirja üks loss külastatud. Mis arvad? Ma ütleks, et mulle ei meeldi see, et siin jälle ei saa asju näppida. Eestis, kui käid Rakveres, Kuressaares, saad mingi mõõkadega vehkida ja muid asju teha. Siin kõik eksponaadid on tegelikult tõmmatud ju mingite asjade taha nagu kinni ja kuhugi tegelikult ei tohi nagu otseselt kätt külge panna. Ja neid ei ole väga palju ka neid eksponaate. Et minu jaoks jube igav. Kuhu läheme? Savina Turda soolakaevandusse. Pidi olema jõhker koht. Vaatame, mida kõike siin leidub. Bowling, mingi kossuväljak ja iga stuff võib pidi olema siin. Huvitav kaevandus. Jah. Esmamulje järgi ütleks, et ülevalt tulime. Praegu oleme alla jõudnud treppidest. Pärast läheme Riftiga üles, aga no, siuke top 10 vaatamisväärsus või top 10 asi, kus ma käinud olen. Ma ei oska küll täpselt kohta öelda. Aga noh, sinna päris kõrgel kohal. Äge on. Jõhker on suurus. Üli omapärane koht. Midagi selle sarnas pole varem näinud. Igal pool on kirjad, mis ei tohi nende möödunite peale kirjutada, aga kui sa vaatad ringi, siis mingid pahad poisid ja tüdrukud on käinud siin korralikult ikka sõdimas. Valet pidi jõudnud sõidama. On jah, nii on raske. Nii, jube. On jah soolane. Noh, kuidas muljed on? Sees käidud? Ja, nii nagu enne. Jõhker. Jõhker. Ja. Sõnatu. Mõnes mõttes. Soovitan 100 eurossa, kui Rumeenias satub tulge käige läbi. Ja võtke sularaha kaasa. Siis seal maal saab maksta ainult sulas. Pileti saad osta kaardiga, aga maal ainult sulas. Nii et, ja iga liigutus maksab ka seal all, kui tahad midagi teha. 4 euri või? Jah.
natuke rohkem. aga muidu piletid 10 euri, igatepidi seda väärt. 100 eurossa väärt. jah, ei tea. Keda haia. Mis sa linnakesest arvad? Üldse teavad, et me Cluj-Napoca saame või? Olen varem öelnud. Ei tea. Cluj-Napoca linn siis positiivne ainult selle poolest, et siin lähedal tegelikult on see Salina Turda, kus me käisime täna ja homme lähme siis kajakitama. Vähemalt meil on siin tegevust iga päev. Saab kõik päevad täis pakitud tegevust. Sõita siin ummikutes ringi. Jah. Ja mitte närvi minna. Ei. Pole kordagi läinud närvi. No võib-olla 1, 2, 3 korda. Kõik need 3 korda, mis me sõitnud oleme. Nii, olime enne Cluj-Napoca linnas, käisime räftimas, mis oli omaette kogemus, aga mitte nii lahe, kui ma arvasin, et see on. Cluj-Napoca ise väga kiidetakse kohalike poolt, meie jaoks jätab täiesti külmaks ja sellest ei olnudki mõtet mingeid videoid teha. Nüüd me oleme uues kohas. Tashnad on koha nimi ja see on siuke spa kuurortikas. Sattusime see kogemata ja kui vaatate sinna, miks see Tashnad nii kuulus on sellepärast, et see ei ole tavaline passu, vaid see on termaalvee, soojavee bassein. See on mingi 35 ja 40 kraadi selles ja käiakse siis sellepärast, et on kontidele ja nahale, tervisele ja pidi on super. Me jõudsime Energialandiasse, mis on Euroopa üks suurimaid lõbustusparke. Kaspari õnnepäev, saame nautida, sõita rollercoasterid ja siin on neid 19 tükki lausa. Sõita väga hull. Me võtsime kohe esimeseks sõiduks selle ja ikka pull, väga pull. Koer number 3 asjas, millest kõige parem on korvpalli. Sai ühe viske sisse ja siin on see monstrum. No. Ainuke jama on see, et me peame nüüd igal pool kaasas seda kandma ja kappisi mahu, ma ei tea. Aga tore on ikka. Tore päev oli. 3 või 4 ägedat sõitu. Aga üliväsitav ja kõõtab megasuid. Aga mul on nagu hea meel, et me tegime selle ära. Talle ei ole veel nime pannud. Me ei suuda kokku leppida, mis ta nimi on.